Tere hommikut kõigile. Minu kell sai 10 ja üritust modereerida on alati suur rõõm, sest kõik käib minu kella järgi. Aga rõõm on teid kõiki siin tervitada. Äge on näha, et siin on nii minu õpilasi kui minu õpetajaid, minu kolleege, minu koostööpartnereid ja neid, kellega mul on suur au ja rõõm täna lähemalt tuttavaks saada. Tere tulemast Pärnumaa täiskasvanuhariduse inspiratsiooniseminarile Targalt tulevikku. Huvitav on näha nendel kogunemistel tihtipeale ühtesid ja samu inimesi ja alati õnneks on keegi ka, keda varem pole nähtud. Ma ei ole inimene, kes väga tihti kirjutaks oma kõnest valmis. Aga täna hommikul tundsin, et ma tahan seda teha. Nii et ma natukene spikerdan, aga kõigepealt tahan teile ka soovida kena peagi algavat kevadet ja eriti eelseisvat emakeelepäeva. Tsitaat. Aga mõtle, mis siis, kui me koolitame oma töötajaid ja nad lahkuvad? Hullem veel, mis siis, kui me neid ei koolita ja nad jäävad? Seda tsitaati on omistatud nii Zig Ziglarile, Henry Fordile kui Richard Bransonile. Ja tegelikult vahet ei ole, kes neist seda ütles. Tõsi on see igal juhul. Töötajad, kes ei õpi ega arene, ei saa väga pikka aega meie organisatsioonile olulist kasu tuua. Digitaliseerimine, automatiseerimine, andmeanalüüs, teate ise. Olevikuoskustelt tulevikutegudeni, see on tänase päeva moto. Mõtleme korra tüdrukule, kes sündis aastal 1933. Oma lapsepõlves läks ta kirikusse ja naaberkülla sugulaste juurde hobuvankris. Kirjutas sõbrannadele paberkirju, mille kohale jõudmine võttis päevi kui mitte nädalaid. Ja uste lukustamine tundus naeruväärsena. Täna paneb ta kodu kerge vaevaga valve alla, suhtleb perekonnaga plätakas ehk tahvelarvutis ja raha, sealhulgas virtuaalse olemasolul, võib minna poodi ja omal auto osta, mis sõidab ja pargib tema eest, mille uksed lukustuvad sõrmejäljega ja mis sätib istme vastavalt sellele, kes rooli istub. Ja ma räägin oma vanaemast. Ühe inimpõlve jooksul on maailma ja tehnoloogia arenenud rohkem kui viimaste 1000 aastate jooksul enne seda kokku. Kindlasti ei saa täna õppe lõppeda. Ka sel 93-aastasel inimesel tuleb olla paindlik ning eluga kaasa minna ja pidevalt uusi asju juurde õppida. Teine lugu, millega tänase päeva alguses, või teine küsimus, millega tänase päeva alguses alustan, on see, et kui ma käin, minu igapäevane tööandja on Pärnu kolledž. Ja kui ma käin kolledži õppekavasid tutvustamas erinevatele õpilastele üle Eesti, siis ma küsin nende käest, et miks mina ei saanud gümnaasiumis otsustada seda, et mina tahan saada digiturunduse spetsialistiks. Õige vastus, seda töökohta, sellist ametit ei olnud olemas. Hariduses räägitakse juba pikemat aega, et tegelikult me õpetajatena täna ei tea, milliseks maailmaks ja millisteks ametikohtadeks me õpilasi ette valmistame. Seetõttu räägime tulevikuoskustest, muuhulgas suhtlemise, analüüsi ja probleemi lahendamise oskused. Ja just need oskused ennekõike aitavad meil vajadusel abi küsida ja probleeme lahendada. Leida lahendusi ka nendele probleemidele, mis alguses tunduvad lahendamatud täna. Meie õnn on täna see, et õppimine on moes. Ehkki igapäevaselt koolitusi koordineerides jääb ikkagi paradoks, et need, kellele antud koolitust kõige enam vaja oleks, neid ei ole seal klassiruumis. Aga ma väga siiralt usun, et kui me teeme koostööd, siis tulevad nemad ka lõpuks klassiruumi. Kui tahad minna kiiresti, mine üksi, kui kaugele siis koos. Usun väga, et tehisaru tulekuga on meil kindlasti tark koos minna. Kuidas on tehisaru juba muutnud ning muutmas tööturgu, tulevikku ja igapäevast tööd, saame tänastest ettekannetest teada. Aga enne kui me teele asume, siis võib-olla ka teil laudkonnas, muidugi me oleme hästi tüüpilised eestlased, eks ju. Me istume ainult nendega ühte lauda, keda me juba tunneme.
sest teised võivad hammustada. Aga igaks juhuks teeme väikese ringi ja igaüks saab oma laudkonnas öelda ja kui te olete üksinda laudkonnas, vaadake, kus on veel vähem inimesi ja tutvuge nendega, kellega te täna siin ühes ruumis olete, sest selle eelis on ka see, et siis me julgeme paremini küsimusi küsida. Et paar minutit selleks, et oma lauas tutvuda.